Tere, Merike siin jälle, numbrite keel. Ehk siis nüüd on tulnud palju küsimusi selle kohta, et mida toob meile 2025. 2025 üleüldiselt meile kõigile on justkui lõpetamise aasta. See on siis numeroloogiliselt sellist lihtsalt kokku lahendatult number 9, ehk siis 2 + 2 + 5. See tegelikult tähendab seda, et see on lõpetamise aasta. Et justkui midagi saab valmis, seepärast, et järgmine aasta on meil energiaga number 1, see tähendab, see on nagu uus algus, uued projektid ülemaailmselt. Poliitikas ma eriti tugev ei ole, aga ise loodan väga südamest, et sellised suured probleemid, mis nüüd õhus seal on, midagi ma ikka tean, et need lõpevad või saavad mingisuguse lahenduse. Aga tuleme siis tagasi meie tavainimeste juurde. Et see tähendab näiteks seda, et kui te olete pikalt oodanud last, siis te justkui rasestute imekombel või siis te sünnitate sellel aastal. Ja näiteks, kui te olete pikalt tahtnud oma korterit müüa või oma kinnisvara müüa üleüldiselt, siis te saate sellega hakkama. Või siis on see, et kui te pikalt plaanid mingit remonti teha, siis te hakkate sellega pihta, vähemalt juba selleks mingit ettevalmistusi. Ja näiteks see, kui te olete mida iganes lõpetama peab. Ehk siis, kui te olete piiranud endast juba, teie ümber on juba aastaid olnud sellised inimesed, kes enam energeetiliselt ei toida teid või viivad energiliselt alla, siis ka need justkui imeväel kaovad ära teie elust. Ehk siis see, mida mina soovitan, panna väga endal tähele seda, et mis sul nagu intuitsioon ütleb, mis su sisetunne ütleb, et mida sa nüüd praegu justkui tegema peaksid, sellepärast, et kui sa seda ise tegema ei hakka, siis universum, looja, Jumal, Allah, ükskõik millesse te ka ei usu või iseendasse, siis justkui vägisi võetakse teilt midagi ära. Ma üldse ei ähvarda, aga lihtsalt ma tean, et see numeroloogiliselt niimoodi toimub. Ja kui aasta energia on number 9, siis meil kõigil on oma energia veel. Ja YouTube'is te leiate numbrite keel nime alt minu kanali. Ja seal ma tegin sellise ülipika postituse, video, kus ma räägin siis igaühest eraldi, ehk siis 1-9 energiani ja matemaatilise valemi te leiate sealt. Sealt on väga hästi öeldud ja kui sa sellega hakkama seal ei saa, siis kirjuta kommentaaridesse, ma aitan sind isiklikult. Ja kui on kellelgi mingisuguseid selliseid tundeid üles tulnud, selliseid isiklikke ja kui sul on kergemaid küsimusi, siis kirjuta mulle sinna näiteks Messengeri, sa leiad ka Facebookis numbrite keele nime alt või kirjuta meili numbritekeel@gmail.com, siis sealt saan ka sulle vastata. Kui on sellised lihtsad küsimused, siis aitan hea meelega ilma lisatasu küsimata, aga kui on juba midagi keerulist, siis ma annan sulle teada, et kui sa vajab juba mingit suuremat analüüsi. Et ma olen selle poolt, et suhted oleksid korras igalühel, nii endaga kui oma partneriga. Ja muidugi, mis see number 9 aasta võib veel ka tähendada partnerlussuhte poolest, ehk siis ma mõtlen, kui mees ja naine on koos, sina mees või naine, kes sa mind kuulad. Kui sa oled pikalt elanud oma elukaaslasega koos ja nüüd tundub, et nagu kõik isub kiiva, siis tegelikult ütleksin niimoodi, põhjus ei ole sinu partneris, vaid põhjus on sinus. Ma soovitan väga soojalt sul minna ja kuulata seda videot, mis ma olen sinna üles pannud YouTube'i. Sellepärast seal ma annan sulle soovitusi, seal ma annan sulle täpselt need vihjed, mis sind alla kiskuma hakkab sellel aastal. No tegelikult me oleme juba maikuus, ehk siis pool aastat on möödas. Aga üks vihje veel, et kui su sünnipäev ongi näiteks maikuus, siis sinu energia on justkui ütleme nii, et kui sa matemaatiliselt sa said kokku, et sinu selle aasta energia on näiteks number 8, siis see tähendab seda, et enne oma sünnipäeva maikuus, ütleme, et sul on näiteks täna sünnipäev, siis olid enne seda, olid selles 7. energia-aastas. Ehk siis see natukene võib ajada segadusse, seepärast, et 2025 on ise number 9 energia aasta, aga meil on igal ühel ka oma isiklik energia aasta. Et ma väga loodan, et ma teid nüüd sassi ei ajanud, aga mine ja vaata seda videot täis pikka. Vot, nüüd sai vist kõik ära räägitud. Seda tahtsin veel lisada, et kui perekonnas tundubki, et peale pikaaegset suhet, et nagu midagi hakkab kiiva kiskuma, siis tehke muutusi iseendas, minge sealt videost, noppige välja need pointid, mida ma olen teile sinna andnud. Ja nii ongi. Mina olen Merike, numbrite keel. Ilusat päeva teile ja head kuulamist.